tervist! Järgnev videoklipp on siis ühest võttest, viisist, kuidas 6. klassis lõimida omavahel siis inimeseõpetus arvutiõpetusega. Nimelt teemaks suhtlemise mõjutamisviisid, mida on siis lõimitud koomiksi tegemisega. Tegelikult ka siis eesti keel, inimeseõpetus ja arvutiõpetus kokku. Õpilased eelnevalt lugesid läbi inimeseõpetuse õpikust tutvustava osa ning arvutiklassis tegid Pikston programmi abiga koomiksid. Ning järgnevas videolõigus näete siis nendele arvutiklassis toimunud tundidele ehk koomiksi tegemistele kokkuvõtte tundi. Mõtlen, miks need 3 on punast? Need on nagu mõlemad. Ehk siis mõni ütleb, et need on negatiivsed, mõni ütleb, et need on mõistlikumad. Ehk siis ega elus ongi nii, et tegelikult inimesed kasutavad neid kõiki. Et mingil määral. Ja see, milliseid mõjutusviise sina kasutad, näitab hästi palju sinu kohta. Sinu kasvatuse kohta, kuidas sind on kasvatatud. Sind ongi kasvatatud nii, et valetamisega jõuab elus edasi. Ainult valeta ja sul läheb kõik hästi. Või näiteks tee ainult eluaeg kõigile kingitusi ja siis saad kõike. Või ainult ähvarda, jah. Väiksematel lastel siis väiksemad ähvardused, suurematel juba suured. Aga need punasega on just tehtud need, mis ei käi siis sellise viisaka ja sellise, mis teie mõttes normaalse käitumise alla. Mul meeldib kohe esimene see slaid, siis see juhatab lihtsalt. Vahetunnil enne matemaatikatundi. Õpetaja, me soovime klassiga korraldada klassiõhtu. Nii. Õpetaja mõtleb ja. Te olete nii hea õpetaja ning meil ei tohiks matemaatikas õppida ja te sellepärast olete nii hea õpetaja. Kas te kõigest saate tõesti aru? Jaa. No ma arvan, et ma ei jäta teile siis kodutöid. Te olete parim õpetaja. Mida siin on kindlasti kasutatud? Mõtle veel. Veenmine on selles mõttes argumenteeritud. Aga mida siin? Just kiitust. Võib-olla.
olen lahendanud visuaalselt ehk kuidas on pildid. Palun ema, kas ma võin sõpradega meie juures peo teha, kas sees siis koma? Millega on tegu? Valetamisega, kas lõpus võib olla ka valetamisega tegu? Ma enam ei tee.